Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Täna on teema, kas ta tahab suhet lõpetada. Kõigepealt vaatame, mis olukorras üldse teievaheline suhe on. No siin ongi sauade kaks, et siin on mingisuguse valiku tegemine, siin tuleb teha mingisugune valik teil. Et võib-olla kirjutategi mingi kirja lõpuks, et miks te tahate seda suhet lõpetada. Või kui te ei julge ise nagu näkku talle öelda, võib-olla kirjutate talle kirja siis või kuidagi niimoodi, et teete selle nagu nii-öelda tagaselja ära. Et siin on mingi kahesus, jah. Missugune on teie praegu suhteseis? Justkui tunduks, et kõik on nagu tasakaalus, aga sauade baas tuleb siin välja nagu tagurpidi, et aktiivsust nagu ei ole. Isegi väiksemat aktiivsust ei ole, justkui, et nagu mitte midagi ei arene mitte kuskile poole. Et see suhe jah ei liigu kuskile poole. Tundub, et praegu on nii, vaatame. Nii. Kas ta tahab suhet lõpetada? Tundub, et tulebki välja, et meesterahvas võimalik, et isegi tahab suhet lõpetada. Ta on selle peale korduvalt mõelnud. Võib-olla ta isegi mingeid vihjeid teile andnud. Mingite oma tegudega või mingite käitumiste väljanäitamisega. Et siin ongi, et üks elutsükkel muutub, lõpeb ja hakkab uus tsükkel. Aga see võib tulla läbi vale, et luues uut pere, võib-olla ta valetab teile. Et ta tahab uut peret luua kellegi teisega, aga et seda peret saada, siis ta teile näiteks valetab. Kas ta valetab teile? Kas ta valetab sellele teisele inimesele? Kuidas mina aru saan? Ta valetab sellele teisele, kellega ta tahab hakata koos elama. Teile ta üldse ei räägi mitte midagi. Ta ütleb, et ma ei ole ju valetanud. Jah, aga mitte rääkimine, see ka ei ole nagu, see ei ole ka aus. See näitabki, et ebaausat käitumist. Et ebaaus mõtlemine ja ebaaus käitumine. Teile ta ei räägi üldse sellest, et tal on uus pere. Aga tollele nii-öelda, kui ta on naine, et naisele siis ta uuele ei pruugi rääkida tõtt. Nii. Kas ta tahab suhet lõpetada? Vaatame, kui kindel otsus see tal on. Ta justkui veel kardab teha lõplikke nagu samme selles suunas. Ta veel kardab. Kas ta tahab suhet lõpetada? Ta on võib-olla enda peale vihane, et miks ma nagu kiiremini seda asja ära ei ole lõpetanud. Miks ma venitan, ma tahaks kiiresti ära lõpetada. No miks ma venitan? Miks ma ei tee seda kiiresti ära? Siin on ta enda peale nagu vihane. Kusjuures teie ei pruugi aru saada üldse, et mees tahab teist ära lahutada. Teil ei ole niisugust tunnet. Teil ei ole nagu aimu, et see tuleb täiesti nagu tühja koha pealt. Teil on tunne, et teil on kõik hästi. No siin kaart ka näitas vahepeal alguses, kui ma panin 3 kaarti, et kõik on õnnelik justkui on ju. Ja siis äkki tuleb siuke pauk on, et naine isegi ei aima, et mees tahab ära minna, et mehel juba on keegi teine. Mitte, et ta läheb niisama ära, vaid et tal juba on keegi teine, kuhu minna. Kas mees tahab suhet lõpetada? Ja, tal ongi juba keegi teine. Tal on keegi teine juba, kellega suhet luua. Aga mis on see põhjus? Miks sa oma naise juurest ära lähed? Mis see põhjus on?
ta kohtas teist naist, kas tööalaselt või töö juures. Sealt toimus tutvumine, ta armus lihtsalt sellesse naisesse ära. Kas see naine tahab sinuga nagu koos elada? Ma ei tea, ma ei ole talle julgenud sellest rääkida üldse. Me nagu teeme koos tööd, aga ma ei ole kooselust talle nagu rääkinud. Kuidas sa siis lähed ära oma naise juurest, kuidas sa lähed tema juurde, kui sa pole talle öelnud, et sa tahad nagu koos elada? Ta võib-olla ei taha, ta tahab selle asja minevikku jätta. Et kui tuleb korraga, siis las tuleb. Et ega ma ju ei tea, kuidas ta reageerib sellele. Et kas see naine tahab minuga koos elada. Aga nagunii see asi tuleb välja, siis ta saab nagunii teada, ma pean talle ikkagi ütlema. No ta vist mõtleb seda, kui ma naisest nüüd lahku läheb, et kas tal ei oleks kuskil elada või noh, et see mees läheb selle ettepanekuga naise juurde. Aga kas see naine võtab sinu pakkumise vastu hakata koos elama? Kusjuures see mees ei tea, ta arvab, et see naine võib pakkumise vastu võtta, aga esimene emotsioon oli kohe, et ta ei tea, äkki naine ei võta seda pakkumist vastu, aga ta muidugi väga loodab, et ta võtab. Aga kui nüüd naine, sina saad teada, et see mees ütleb sulle, et ma lahutasin ära oma naisest või noh, läksin lahku naisest, et hakkame koos elama, kuidas sa reageerid sellele? Rahulikult, aga ta võib-olla ütleb sellele mehele ära, et ei, ma ei taha sinuga koos elada. Me võime tööl ka läbi käia, sõbralikult olla nagu sõbrad, aga mitte midagi enamat. Kuidas sellisele asjale reageerib siis mees? Ta üritab mitte välja näidata seda, sest seda ta ei oodanud. Ta ei pruugi talle välja näidata mitte midagi, ütleb jaa, pole midagi, pole hullu. Et noh, et mulle sobib niimoodi ka, aga kas päriselt sobib sulle, et olete lihtsalt sõbrad või? Ei sobi. Ja naine tahab selle mehega ainult sõprust või? Jah. Aga kooselu sa ei taha selle mehega või? Ta on liiga võimukas, ta on liiga käskiv, ta kogu aeg näitab näpuga, kus teha, mida teha. Ta pöörab kõik mu elu siis tagurpidi, kui ta niimoodi minu ellu tuleb. Aga mina olen iseseisev naine. Mina tahan ise nautida ja olla ise rõõmus oma eluga. Ma ei taha veel hakata raha kulutama kellegi teise peale, mehe peale. Ma tahan lihtsalt ise olla õnnelik nii, nagu ma olen. Ma ei taha jälle, et keegi tuleb mu südant murdma või mulle mingisugust või mind reetma, et ei, seda ma ei taha. Vot niimoodi. Et siit saab, keegi mees saab väga mõnusa ninanipsu. Sest ta on kindel, et ilmselgelt see naine võtab pakkumise vastu, et nad hakkavad koos elama. Aga vot ei lähe niimoodi. Nad võivad koos edasi käia tööl, aga sealt suhetega mitte midagi ei tule. Ta kõik vajubki ära ja lõpuks jäävad uuesti nagu tavalised töökaaslased. Et see suhe ka nagu hajub täielikult nagu ära. Mis siis saab sellest naisest? Mis siis saab teist, eks ole, mees jättis ju teid maha, mis teist siis saab? Kas see mees tuleb teie juurde tagasi või? Kas see mees tuleb teie juurde tagasi? Võib tulla küll. Mingi aja pärast võib tulla ringiga tagasi. Kas te võtate selle mehe enda ellu vastu? Muidugi te armastate teda, see on selge, aga võimalik, et ei võta vastu. Et kuigi ma väga armastan teda, ma ei võta teda enam vastu. Kui sa läksid, siis mine. Tagasi teed enam ei ole. Jah, ma armastan sind, aga ma ei lase endaga niimoodi käituda. Kuidas mees reageerib sellele? See on talle täiesti šokk. Seda ta küll nagu üldse ei oodanud. Siis nüüd on ta vapsee. Ta ei tea, mida teha. Vot seda ta ei oodanud, et teie teda enam tagasi nüüd ka ei võta. Vot selleks ta nagu üldse valmis ei olnud. Et issand, et nüüd ma olen nagu kahelt inimeselt, põhimõtteliselt uuesti jälle saanud nagu korvi, on ju. Mida see õppetund selle mehele õpetama tuli?
et oma piire pead teadma. Et nüüd, kus sa nägid, mida sa kaotanud oled, eks sa tulevikus oskad seda õppetundi hinnata ja enam selliseid asju ei tee, et igal asjal on piirid, sa pead oma piire teadma. Nüüd, kui sul teatud sulle kallid inimesed nii-öelda ära võeti, nüüd sa tead ja loodame, et järgmine kord enam sihukest asja ei sünni. Vot selline oli siis tänane ladumine. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad vajutage tellinuppu ja musta kellukest, siis tulevad alati teavitused, kui olen uue video üles laadinud. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.